Kas Iraanis hakkab sõda uuesti pihta? Vaid mõned tunnid on jäänud relvarahu lõpuni ja on võimalik, et konflikt Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel puhkeb taas. 19. aprillil konfiskeerisid Ameerika Ühendriigid Iraani laeva Hormuzi väinas kehtestatud mereblokaadi raames. Raketihävitaja USS Pruans pidas Araabia merel kinni MV Tuska, kui see seal seilas. Kui Ameerika Ühendriikide laeva hoiatused iraanlasi ei peatanud, tulistas hävitaja mitu lasku laeva pihta, seejärel tumbis pardale ja konfiskeeris selle. Mereblokaadiga tahetakse näidata, et Iraan ei kontrolli läbipääsu ning lämmatada riiki, lüües režiimi ja selle laevaliiklust väinas. See uudis on oluline, sest tegemist on esimese sõjateoga pärast 8. aprilli relvarahu, mis peaks lõppema 21. ja 22. aprilli vahel. Iraan nimetas USA tegevust piraatluseks ja see võib veelgi halvendada niigi ebakindlat olukorda kahe riigi vahel. Nendel tundidel on asepresident Vance ning Trumpi erisaadik Witkoff ja Kushner teel Islamabadi, et jätkata rahuläbirääkimisi. Siiski on mitmed Iraani režiimi esindajad andnud vähe julgustavaid signaale. Mõned neist on teatanud, et neil ei ole kavatsust läbirääkimisi jätkata. Ameerika Ühendriikide rünnak Iraani laeva vastu tõlgendati kui järjekordset ähvardust režiimi suhtes. Ometi annab asjaolu, et Ameerika Ühendriikide delegatsioon on teel Islamabadi, mõista, et kõnelused siiski toimuvad. Jääb näha, kas need toovad ka konkreetseid tulemusi. Ameerika Ühendriigid soovivad takistada Iraanil tuumarelvi arendamast ja väina uuesti avada. Samal ajal jääb Iraan vastupidisele seisukohale. Lahenduse leidmine, mis suudaks mõlemad seisukohad kokku viia, tundub väga keeruline. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate rohkem teavet kommentaaridest või kirjeldusest.